nii. Millest ma siis alustan? Üle tüki hea mind ka YouTube'i kanalil näha. Ja mõtlen kohe ära. Ma olen ära lõpetanud kasutamise TikTokis, Instagramis, Facebookis ja aega veetnud palju siis YouTube'is. Ja siis ma olengi sealt leidnud sihukese huvitavaid asju. Ja seoses selle kõigega olen ma huvitatud 3 matsist, kaklusest, boksist. Nii, esiteks Chris Boyce ja Chris Kärner. Sellepärast, et Chris Kärner ütles Chris Boyce'ile pede. Otse andis mõista. Ma ei ole öelnud, milline on õige mees. Ma lihtsalt ütlesin, milline on homo. Chris Boyce ei jäänud vastust võlgu. Ta ütles midagi eriti koomilist. Sa oled suurem pede kui mina. See ajab kohe naerma. Nagu suurem pede või? Järelikult sa oled ka ju. Või... Nii. Okei, las see olla. Ma ei saa ignoreerida fakti. Sa näed rohkem välja nagu femboy kui mina näen. Vaata, mis KTM poosis sa oled, bro! Ja nagu ma olen aru saanud, siis Chris Boyce kutsus duellile Chris Kärneri selle kõige peale. Lõpetuseks, kui sa oled nii tõeline mees ja tahad siin moraali pidada, siis kuidas sa pead moraali, kui sa ei julge isegi fightida mind? Fight Club Events pakkus sulle välja fighti minu vastu, mille sa ütlesid jaa. Ja siis järgmine hommik, et ei, ma mõtlesin ümber. Härra Alfa isane, kas sa ei julge fightida? Ja nii ongi. Et aga nüüd on see asi, et Chris Kärner ei taha teha reklaami selle boksimatsiga Chris Boyce'ile. No jõu kutid, seal on mina, Femsto. Et mis oleks elu ilma korraliku interneti skandaalita, nii et teeme ära. Üks roosade juustega ja prillidega poiss kutsus mind kaklema. Muidugi ma olen nõus. Korsa Gymis, mis iganes päeval vali välja Tartus. Küll aga tõesti mingisugusel boksi-evendil ma ei ole nõus seda tegema. Põhjus väga lihtne. Ma ei teeni raha kolmandatele osapooltele. Küll aga sinuga igal ajal, igal pool. Ja lisaks või lõpetuseks, et sa oled palju tõsiselt võetavam, kui sa ei kustuta kommentaare. Pea vastu, kivi kott. Aga Chris Boyce tahab seda, et veel rohkem tuntust saada, kui talle praegust on. Kätte, kallis Femsto. Korsa Gym. Härra Kärnkon, pean teavitama kahjuks, et siia Gym'i ma suga fightima ei tule. Ma tean, et tahtsin poole kvaliteet aega siin veeta 1-1 privaatselt, aga ma kahjuks ei ole huvitatud heteromehed fightida. Siis, siin on mu tingimused. Ma pole huvitatud mingisugust privaatfightist, kus tahad maga päriselt fightida, siis meil on vaja stage'i, meil on vaja publikut ja otseülekannet. Niisama fightimine ei anna kellelegi mitte midagi, eriti mulle veel. Ma tahan tuua sind rahva ette ja näidata kõigile, et sa ei ole see mees, kelleks ennast pead ja selleks mul on vaja publikut ja areeni. Mingisugune Korsa Gym ei ole selleks õige koht. Siin on mu tingimused, võta või jäta. Eks ma tulen varsti vaatan üle, kuidas sul treeninguga läheb. Nii et kas nüüd tuleb boks või ei tule? Ei tea.
no nii, nüüd oleks justkui aeg, et ma räägiks ära teisest matšist, mida ma ootan. Aga enne seda ma otsustasin, et ma võtan siis selle Chris Kärneri ja Chris Boysi loo kokku. Ühesõnaga, nad käisid iseenesest samas kohas eri aegadel. Et minu arust ainukene, mida nüüd veel teha saaks, on ju see, et need läheksid sinna boksisaali, lepiks kokku aja, millal ja lihtsalt läheks kohale, paneks varustuse selga ja teeks ära. Tuntuse pärast ei peaks ka Chris Boys muretsema, seda ta on nüüd selle ajaga ikka saanud, ma arvan. Nii, sellega olen ka siis ühel pool. Aga veel enne, kui ma jätkan, siis ma vastaks ära mõnele Andrei Sevakini küsimusele, mis tal ka seoses sellega tekkinud on. Kui Isto ütleb, et roosad juuksed ei ole okei ja seepärast sa ei saa naisi, no ma ei tea, kas see lõpuks on fakt või mitte, vaata. Äkki Chris Boysil on naisi niimoodi, et kuku pikali, no, mine see tea, no. Selles suhtes, miks tal ei ole õigus, on sellepärast, et see ei ole esimene kord, kui ta räägib sellest, et ta otsib endale naist. Ta on avalikult seda öelnud korduvalt ja korduvalt. Väga, isegi mina ei teadnud, ma väga... Küsimus oli siis minu arust lihtne. Kas Chris Boys on varasemalt ka rääkinud sellest, et ta otsib naist? Jah. Kust ma seda tean, kui ma Chris Boysi ise ei jälgi? Lihtne, ma vaatasin sukest saadet nagu The Floor. Mina olen Roald Johanson ja kutsun just sind TV3 saatesse The Floor, valluta võidupõrand. Mis on pildil? Vannipart, vesilood, kaktus. See on mäng, milles võib võita igaüks. Iga nädal viib võitja koju 5000 eurot. Kandideeri kohe TV3 kodulehel The Floor, valluta võidupõrand. Ja seal oli üks osa, kus oli kõlas siis Eesti kuulsused või sisuloojad või mingi sukene osa oli. Ja seal oli kah Chris Boys ilusasti kohal ja Roland siis küsis Chris Boysi käest, millega ta tegelenud on. Ja naise otsimine käis sealt läbi. Ta ütles, et ta on isegi selle saate teinud, kus ta naist otsib, aga ei leidnud. Nii et see on vastus Andrei Sevakinile. Ja teine küsimus oli see vist, et kuidas Andrei Sevakin on seotud selle üritusega, millest me siin rääkinud oleme. Kui ma ei eksi, mind on ka isegi kutsutud selle ürituse poolt. No ma arvan, et see on see. Aga see on see põhjus, miks ma ootan teist matši. Ütlen ausalt, et Eesti Vabariigis täna on, ma arvan, et ainult üks sisulooja, kellega mul on päriselt mõistlik teha see nii-öelda siis
poksimatch, kui nii võib öelda, ja tema nimi on Andrei Sevakin. Sorry, et ma nii ütlen, aga kõik teised, vabandust, aga te olete nonnerid. Nagu, ja ma ei mõtle seda üldse absoluutselt mingis halvas või mis iganes mõttes, vaid lihtsalt Andrei Sevakin on ainukene sotsiaalmeedia staar, kes on võimeline müüma kohti peale minu. Et jaa, ma nõustun, et on veel sotsiaalmeedia inimesi, aga lihtsalt seal on probleem, et nad ei ole võimelised seda sisu seal sees täitma. Ehk siis matš oleks lihtne. Seis oleks Chris Kärner versus Andrei Sevakin. Vot. Aga sellega on lihtne. Ma juba tean, seda ei toimu, sest Andrei Sevakin ütles ära, et tema ei boksi. Kes võiks veel siukseid matše teha? Mina ei viitsi vist. Ja näeme millalgi veel. Nägemist. Jätkaks nüüd sealt, kus viimati pooleni jäime. Ehk siis Andrei Sevakin andis väga üldise vastuse, et ta vist ei viitsi sellise asjaga tegeleda. Aga tema suust selline üldine vastus minu arust on väga vale. Selles suhtes, et see kõlaks enam-vähem niiviisi, et oletan, et ma oleks näiteks kuskil klubis või kusagil baaris, pubis, kus iganes. Ja siis näen mõnda ilusat naisterahvast ja kutsun teda siis tantsule. Ta on ka nõus, aga mõtlen siis talle, ma ei viitsi just ikka. Et keegi ei tea, mis moodi saab see niiviisi kõlada, siis vastus väga lihtne. Eelmine aasta Eesti Laulu finaalis kutsus ju ka Andrei Sevakin Tommy Cassi duellile ja Tommy oli ka nõus duelli pidama. Nii et sealt ka säärane võrdlus. Me väga mõtlesime praegu, on ju. Nii, mis sa välja mõtlesid? Jaa, ega tegelikult saladusi väga ei ole. Ma arvan, olenevalt, mis tulemus täna on, siis ma tegelikult olen pikalt mõelnud ja ma kutsuks Mr. Tommy Cashi tegelikult boksiringi minuga fightima. Ohoh, see on, raske on seda isegi kommenteerida. No vaatame, kes võidab ja siis võib-olla vaatame seda boksiringi asja pärast. MMA siis. Igal juhul mingi matš on soolas, ma saan aru, siin pärast seda superfinaali. Kas selles mõttes, kui 11 saab Baselisse, kas teine läheb sinna järgi, et seal see matš korraldada? Ma arvan, võime siin sama Sunnipeter Eelna rahulikult teha. Jah. Põhimõtteliselt võibki öelda, et aasta aega möödas, natukene isegi peale. Boksi ei ole tulnud või mis need seal valisid, boks, MMA, ma ei mäleta täpselt. Aga toimunud seda ei ole. Ja nüüd ütleb Andrei üldiselt annab suukse vastuse, et ta ei viitsi sellega tegeleda, siis see on nagu vale, sellepärast, et ise kutsub inimest duellile. Nii et siit ongi, see on siis see kolmas matš, mis iganes, mida ma ootan. Ja ma ikkagi loodan, et see lõpuks tuleb ka. Ja nii et, tšau, poka!